teame, tunneme teineteist päris mitu aastat juba. Jah. Sa oled hea inimene. Ma loodan seda. Sa oled selline mõnus, tore tütarlaps. Et siit ka mu küsimus ette. Kuidas? Mis moodi need medalid tulid siis? Vaadake seda. Olümpiakuld, 2 MM-i kulda, MM-i hõbe, pronks, neid Euroopa meistrivõistluse omi ka või? Sa oled hea inimene. Või oled sa, kui sa maski pähe paned, oled sa lõvi või? Midagi muutub? No võib-olla pigem jah, kui ma panen maski ette, siis võib-olla ma muutun natuke teiseks inimeseks, aga ei. Ma tegelikult jah, neid medalid on palju, aga päriselt ma ei mäleta iga medalid, et mina proovin elada edasi nii, et ma nagu ei jää selles momendis nagu edasi elama. Jah, et ma jää kinni, et ma ei mõtle ja ei arvesta nagu kõikide nende medalitega, et nagu, et mul on nii palju medaleid, et mul on nii tugev. Ei, kui ma jään kinni, siis ma ei saa edasi minna. No mina tunnen nii, et ma olen selline lihtne inimene, ma arvan, lihtne sportlane. Et selles mõttes, hea inimene. Et lihtsalt mina arvan, et selleks, et edasi liikuda ja edasi medalit saavutada, ei ole vaja nagu selles hetkes ja momendis kinni jääda. Võib selles mõttes, et kindlasti sa pead enda sees teadma ja meenutama vahepeal endale, et kui tugev sa oled, et sul on mingid tiitlid olemas, aga samas ei tohi sellest ka väga palju mõelda. Kas see meenutamine annab enesekindlust või kõditab edevust? Ma arvan, et mõnele inimesele, see oleneb täiesti inimesest. Nagu, mõnikord, kui ma kardan, ma alati kardan, kui ma lähen rajale, et ma mõtlen või ütlen ise endale, et sa oled tugev, Julia, sa oled tugev, sa suudad seda. Aga mind mitte alati see ergutab, et selles mõttes, et mõnele väga sobib, et kui ta teab, et ta tunneb, et ta on näiteks maailmameister või ta on olümpiavõitja, Euroopa meister. Mina ju olen tark inimene ka. Et ma tean, et hetkel sellel võistlustel selles olukorras, et millised jõud mul on või kui tugev ma praegu olen, et vehklemine on väga raske spordiala ja väga keeruline spordiala, et sa lihtsalt ei või olla iga võistlus nagu vormis ja seda vormi on ka väga raske nagu kätte saada, et võib-olla ma ei tea teistest spordialadest nagu nii palju, aga samas vehklemine on selles poolt nagu raske, et isegi kui sa oled nagu füüsiliselt väga heas vormis, see ei tähenda, et sa näitad tulemust. Ja isegi see, kui ma väga hästi valmistusin ette laagrites, personaalselt treeneriga individuaalselt, see ka ei tähenda, et ma ärkan võistluspäeval ja ma võidan kõike. Isegi kui mul tuli välja, olid sellised juhtumid ka, et kui ma laagris ja treenides tundsin, et ma olen väga heas vormis ja samas ma ärkasin hommikul ja juba, kui ma tegin soojaks, ma juba sain aru, et täna ei ole just see päev ja ei ole võib-olla just, vorm on hea, aga kui sa oled peas kinni ja mingid halvad mõtted võib-olla sul on ja sa ei saa nagu just sellel päeval, just konkreetsel momendil nagu keskenduda, siis sul ei tule midagi välja. Tokyo olümpial oli esimene matš teil Poolaga. Ja. Ma arvan, paljud vaatasid seda, kes ei vaatanud, siis mina küll vaatasin ja muutusin järjest nukramaks. Aga siis läksid sina ja lahendasid kõik Eesti naiskonna probleemid. Mida sa mõtlesid või kuidas tõmbasid maski pähe ja mõtlesid, et aga nüüd te saate? No ma ei usu, et ma otseselt nagu lahendasin kõik probleemid, et meil ka
selles mõttes, et vehklemises naiskonnavõistlus, jah. Ajakirjandus on oi, ankur naine või see on toonud plussid. Ei ole meil ankur naist. Kas ajakirjandus on praegu? Ei ole meil ankur naist. Meil on võistkond, meil on 4 liiget võistkonnas ja iga liiga on väga tähtis. Ja me ei saa öelda, et üks inimene tegi midagi. Ei, me kõik teeme ja selles mõttes, et jah, me olime kaotusseisus. Ma suutsin mõned torged järgi teha. Aga see oli nii, et ma väga tahtsin seda medalit. Me kõik tahtsime ja isegi peale individuaalvõistlust ma olin väga pettunud, sest ma lootsin ja ma arvasin, et see medal individuaalselt ka ikkagi tuleb, sest ma tundsin, et ma olen valmis ja kahju, et läks nii. Ja meil oli 2 päeva pausi peale individuaalvõistlust ja ma kogusin energiat, jõudu. Mingi nipp oli sul selleks? Pigem enda sees ja treeneriga nagu arutades, teistega mitte, aga mulle helistas abikaasa. No ma ütlesin ka, et mind eriti väga mitte puutuda ja ta helistas ja ma olin natuke närviline. Ja siis nemad, et mis juhtus, et kõik on korras, kõik läheb hästi, et 7. koht olümpiamängudel. Mis 7. koht, ära helista mulle. Kas sa ei saa aru, et ma ilma medalite koju ei tule. Ja kõik, ma viskasin toru ja siis tema kirjutas mulle, okei, rahune maha, kõik sul läheb korda. Ma ütlesin, kindlasti läheb peale võistkonnavõistlust. Siis räägime. Et ja sellel päeval, kui oli võistkonnavõistlus ja nagu ma ütlen, et ei olnud kahtlusi ja mul, et ma teadsin, et ma väga tahan seda medalit ja ma teadsin, et tüdrukud väga tahavad. Aga lihtsalt see kõik on väga raske, sest meid on 4, alguses 3, siis on veel varuliige ka. Et sa ei tea kunagi, kellel kuidas läheb. Et see ongi nii, et üks inimene midagi ei saa teha nagu võistkonnavõistluses. Et kui me vehkleme hästi siis, kui igaüks toetab 11 näiteks, mõlemal läheb nagu enam-vähem hästi, et nagu kui näiteks üks teeb seal -5, siis tähendab juba, et arvatavasti me ei saa siis võita nagu sellel päeval, sellepärast kõik peavad, võib-olla ma ütlen nii, et keskmiselt või et ei oleks nagu mingit auku, et nii ma ütleks pigem, jah. See tähendab, et te kõigi keskmine tase on päris kõrgel, et kui te teete nagu oma normaalse tulemuse, siis see tähendab olümpiavõitu. Ja on väga raske oli ja kui ma läksin rajale, meil oli -3 või -4 ja ma sain aru, et kui ma praegu... Sa räägid Poolaga? Ja, Poolaga. Kui ma praegu plussi ei too või midagi head seal ei tee, siis on edasi ka väga raske. Sellepärast me oleme olümpiamängudel ja ega poolakatel ka ei ole nii nõrka kohta, et kelle peal me saaks need punktid nagu kätte saada, et lihtsalt väga tähtis, et kellegil oleks see hea tunne ja keegi saaks need torged siis järgi teha ja seda seisu nagu tõmmata. Ja et panid maski pähe, mis sa siis mõtlesid? Medal tuleb? Nii ma ei mõelnud, ma lihtsalt mõtlesin, et ma pean praegu ennast näitama oma head vehklemist, mida ma suudan ja siis sellega, et ma suudan võistkonda ka ergutada. Ja see töötabki nii, et nagu kui me kõik nagu kalad 3 istume, üks kaotab, teine, 3, muidugi, kes seal mida võib teha. Et vähemalt isegi kui sa tood väikse plussi, näiteks isegi +1, aga võistkond tunneb seda ja näeb, kuidas sa võitled ja kõik see tekitab seda võistkonna tunnet ja aurat ja kõik siis hakkavad võitlema. Kas matšide ajal olete ninapidi koos või ole? Või kuidas see teineteise ergutamine või kuidas sulle näiteks meeldib? Mina eriti ei erguta teisi. Ma pigem olen selline isegi, kui keegi teine vehkleb, ma võin vaadata, aga väga kaasa ma ei ela, mitte sellepärast, et ma ei taha, aga sellepärast, et mul on oma mõtted peas ja ma keskendun oma matši peale. Ma isegi vahepeal praegu olümpial ma lihtsalt
finaalis ja oli nii, et ma keerasin seljaga ja läksin saali nurka, siis organisaatorid ütlesid mulle, et tule tagasi palun, et ma isegi ei tahtnud nagu eriti vaadata, sellepärast ma sain aru, et ma praegu annan oma energiat nagu sinna ja ikkagi ma muretsen, et ma hakkan lihtsalt vaatama ja kaasa elama. Samas ma ei pea isegi mõtlema, mis seis on, kas kes seal raja peal on, kas sa võidab või ta kaotab, lihtsalt ma pean järgmisena minema, ükskõik mis seis on ja lihtsalt tegema oma tööd ära. See ongi see vehklemise spetsiifika, et võistkonnavõistlus, aga samas, et igaüks teeb oma tööd nagu ära. Et nagu mina lähen rajale ja tüdrukud juba ei saa minu peale mõjutada. Et kui me räägime näiteks jalgpallist või korvpallist, mingi sellised võistkonnas. Jah. Aga kas Rio 2016 ja nüüd Tokyo 2021 algus oli võistlustele suhteliselt sarnane, hästi raske oli see esimene matš Rios Lõuna-Korea vastu, nüüd Poola vastu, aga siin nagu läks hästi, mis Rios jäi nagu puudu, et seal nagu ei poolfinaalis, ei pronksi matšis ei tulnudki sellist nagu kontakti selle võiduga. Mis on need kahe naiskond oli peaaegu sama? Oma liikmetel. See on selline... Minu jaoks Rio olümpiamängud olid selline õppetund, et pigem praegu Tokyos ma olin ülirahulik, ma võiks olla, et paljud minu käes küsisid, et miks sa oled nii rahulik, et muidu sul on nii palju emotsioone, et ühelt poolt Rio oli õppetund, see oli kogemus minu jaoks, küll ma sõitsin sinna OM-ile 3. liikmena ja samas ma meenutan, et mina olin muidu Eesti reitingus 5. number tollel momendil, aga ma olin võistkonna liige kogu aeg olnud, ma vehklesin võistkonnas, väga hästi vehklesin, lihtsalt enne Riot olümpiahooajal mul väga halvasti läks individuaalvõistlustel. Meil Eesti koondis moodustatakse individuaalvõistluste järgi. Ja ma lihtsalt ei saanud ennast individuaalvõistlustel kokku võtta. Ma kogu aeg mõtlesin seda, et mul on vaja punkte, aga mitte selle jaoks, et endale näidata, et ma olen tugev ja teistel, aga lihtsalt selleks, et olla koondises. Samas ma olen koondises, meil oli süsteem 2+2 ja peatreener oli mind kogu aeg valinud, sellepärast ma olin see põhiliige, kes kogu aeg oli vehelnud. Ja olümpiahooaja lõpus, kui olid juba sellised viimased võistlused, ma ikkagi, mul ei tulnud individuaalvõistlustel midagi välja. Ma jäin ikkagi 5., aga siis pärast oli see hääletus ja valimine enne Riot ja mind valiti sinna ja pandi isegi individuaalvõistlustel vehklema. Aga see oli selline kahtlusmoment, et millegi pärast mõned arvasid, et ma ei olegi seda kohta väärt. Samas ma olin see põhiliige, kes ikka oli teeninud seda olümpiapiletit ja kahjuks sellised meie ringkonnas ja mitte ainult meie vehklemisringkonnas nagu käisid sellised kuulujutud, et just minu nimi oli seal ja et miks mina olen, et miks, et 5., 6. number, et kuidas nii juhtus, et tema sõidab olümpiale. Sellepärast, et mina mängisin väga suure rolli selle olümpiapileti kätte saamisel. Nii oligi. Aga minu jaoks... Ma teen väike vahemärkus ajakirjanikele. Rio olümpial saadi kogemusi. Tavaliselt öeldakse, kui sportlane läheb olümpiale, siis tuleb medaliga tulla, mitte siin kogemusiga. Aga nüüd Tokyos tuli kuld. Pange see kirja kuhugi. 4. koht oli kogemus. Ja peale Riot, isegi enne olümpiamänge me valmistusime, aga kogu aeg ajakirjanduses ja meil alaliidus, et olid probleemid, skandaalid ja kõik need jutud. Ma proovisin nagu sellest eemale hoida, ei tulnud välja ja ma sain aru, et ma tegin kõike, et sinna olümpiale saada nii riigi jaoks kui ka võistkonna jaoks ja alaliidu jaoks, aga
oli lihtsalt natuke selline tunne, et millegipärast, et vahepeal ma ütlesin, äkki ma ei ole seda kohta väärt või no, sest kõik räägivad ja ma olen selline inimene, et ma võtan lihtsalt südamesse väga palju. Ja ma lihtsalt ei saanud ennast kokku võtta võistlustel, no mina arvan, et see mängis väga suure rolli ja lihtsalt tundsin, kuidas kõik lihtsalt ootasid, millal me juba kaotame seal. Et see otsus oli siis nii vale ja see võistkond oli nii vale, noh, mõnda inimese arvates. Et lihtsalt ja meie kõik, terve võistkond tundis, et mis emotsioonidega ja mis energeetikaga, see on väga tähtis meie võistkonnas. Me sõitsime sinna Riosse ja noh, nii juhtuski ja et me lihtsalt ei saanud ennast võib-olla nii hästi kokku võtta, no mina isiklikult. Kas Tokyos selle finaalmatši ajal, milline su seisund oli? Olid sa rohkem närvis? Tunnetasid sa rohkem vastutust? Või olid sa sama nagu Poolaga matš või teised matšid? Ei olnud, ei. Me olime suht rahulikud, et noh, me teadsime, et medal on juba käes, ega sellest rõõmu eriti ei tunnud, et selles mõttes me mõtlesime, et noh, ikka hõbe on siis kaotatud kuld, et kõik seda teavad. Aga ma ei tea, me vehklesime ja me hakkasime kaotama Koreale 2 torget, aga isegi siis ma ei tundnud, et me kaotame. Selles mõttes muidu, kui me vehkleme Aasia esindajatega, siis kogu aeg arvatatakse nii, et kui sa hakkad kaotama, nende kool nad on nii teravad, et on väga raske nagu seda seisu enda kasuks nagu pöörata. Aga meie suutsime. Vaataks korra algusesse, sinu sportlastee algusesse. Meil siin esimesed treenerid täna juttu rääkimas ja kuidas see oli? Ega vehklemine ei olnud ilmselt su esimene spordiala, et sul kindlasti on olnud ka roosa trikoo ja iluvõimlemises käinud. No trikoo oli ja paariks korraks. Paariks korraks oli see iluvõimlemistrennis ja 2 korda vist 2 korda käisin. Aga noh, struktuuri, ma arvan, ma ei sobi sinna. Aga... Mis see juhtus siis? Kiusati, tulid nuttes ära? Ei kiusati, no võib-olla kiusati ja et ma mäletan, ma läksin sinna koos emaga ja meil oli soendus, ma olin väga väike, aga ma mäletan, ma jooksime ringi ja siis kuidagi, meid oli väga palju lapsi seal ja mind pandi, ma olin vist 3. reas seisin. Ma hakkasin nutma, ema ütles, mis toimub, ma tulin tema juurde, ma ütlesin, ema, ma ei taha 3. reas seista. Ma tahan esimeses, ma ei tule siia enam. Hakkasin nutma, kõik me läksime koju ja siis jõudsime koju, et ütles, no kõik, nüüd sul ei ole valikut, lähed tädi juurde vehklemistrenni. Kõik, otsus tehtud. Ma ütlesin, no hästi. Täname nüüd kõik iluvõimlemistreenerid. Ega vehklemistrennis ka ma ei tahtnud käia. Aga jälle tänu minu tädile, treenerile, ma isegi tea, kuidas praegu teda nimetada, ta kogu aeg solvub, et ma ütlen tädi treener. Ja emale, et mina jäin vehklemistrenni, et esimene aasta oli väga raske minu jaoks. Ma mäletan, kuidas ma nutsin, kuidas ma valetasin, et ma kaotasin telefoni võtmed, et ma unustasin, mis bussiliin läheb trenni, et ma lihtsalt eksisin linnas ja mõtlesin, et ma ei lähe sinna. Ema ütles, ei, sa lähed, ära muretse, sa lähed. Sul on tädi treener ja ta jälgib, et sa oled trennis. Nii et jah, aga no võib-olla oli lihtsalt nagu lapsena raske, et ma tahtsin jalutada, tahtsin sõpradega mängida, aga siis, kui juba tekisid sellised nagu juba trennis sõbrad ja esimesed võistluskogemused, siis see juba mind motiveeris edasi siis tegelema. Esimest karikat, diplomit, mäletad? Ja mul seisab hästi vana karikas aasta 2004 Tartu Lootused. Mul isegi pilt on kodus olemas, et ma seisan selline hästi väsinud, valge nagu seina, aga õnnelik. Ja. Hästi sümboolne ja Tartu Lootustel esimene võit. Et su treener, su tädi Natalja Kotova on nii su esimene treener
kui ka see, kes viis sind olümpiavõiduni. jah, esimene ja ainuke. Et see on natuke võib-olla harukordne või ei ole või kuidas sa ise tunnetad seda? Või ta on nii hea, nii tark, et ta suudab kogu aeg sulle lisa pakkuda? No ega mul ei olnud mitte kunagi sellist mõtet, et mul võiks mingi teine treener olla, et ma ei tunne mingit puudust või nagu mõni sportlane on öeldud, et ma ise olen kuulnud, et ma olen oma treenerist juba üle kasvanud või kuidagi nii, et ma olen kuulnud, et tema ei saa mind enamat nagu õpetada või midagi või aidata. Ma ütlesin ei, et tema õpib, tema nagu arendab ennast, käib võistlustel ja vaatab ringi ja mina koos temaga ja tema kogu aeg saab mind aidata, praegu, kui me vaatame ja samas sugulane, ta on, ma arvan, isegi rohkem kui lihtsalt tädi või lihtsalt treener. Ta on see inimene, kes tema näiteks, koos temaga ma läksin esimest korda lasteaeda, et koos temaga ma läksin esimest korda kooli, esimesse klassi, et nagu see on nagu hoopis midagi muud, et ma arvan, et teda ma isegi usaldan rohkem kui ennast, et kui ma ei tea, mida teha, siis ma küsin tema käest ja ma lihtsalt teen, mida tema ütleb, et lihtsalt pime silmi võib öelda isegi usaldan. Natalja on vahepeal ju nõudlik ja kuri ja võib-olla jah, aga kuidas ilma seda, et ma mäletan, vot praegu ma istun ja mõtlen, kuidas ta võib nii teha, aga samas kui ma olin noor, see oli juunioride koondis jah, et kui ma tegelesin näiteks grupis, minu vanused tüdrukud olid ja ma olin 13 aastat, isegi noorem, 12-11 aastat vana. Minu tädi grupis oli palju mitte palju, olid tüdrukud, kellele ma ise olen ka kaotanud. Ja tema trennis ei ole kunagi mulle näiteks rohkem tähelepanu andnud. Et selles mõttes, et ei ole nii, et sa oled mul siin tütar või sugulane või ta nägi, et ma olen mingi perspektiivne. Ei, me olime kõik nagu ühel tasandil ja oli isegi nii, et ta paar korda ajas mind trennis minema. Ta ütles, et ma näen, et sa töötab halvasti, et mine koju. Nali. Mine koju. Võta oma asjad kätte ja mine koju. Ja ma läksin, aga ma ei solvunud. ja nagu et ma mäletan isegi võistlustel nagu käisime ja mina vehklesin esikoha matšis nagu ka tema õpilastega ja tema mulle ei öelnud isegi ühte sõna, et nagu mida ma pean seal nagu ütlema. Muidugi ma ootasin, aga ta ei öelnud ja ega ma ei solvanud ka, et ma sain aru, et ta on selline inimene, ta on nagu aus, konkreetne, tal ei ole sellised nagu, et ma ütlegi jälle, et sa oled sugulane, nüüd ma aitan sind. Ei, isegi oli selline olukord, oli juunioride koondis oli. Mina olin 15 või 16 aastat vana vist, 15 jah. Ja nüüd ta on minu parim sõbranna, tema ka tegeles minuga ühes klubis, minu tädi juures ja meil oli selline moment, et meil oli võrdne punktide summa, et mina olin 4-5, et nagu kes saab koondisesse, oli viimane võistlus, nagu siiamaani mäletan Põhjamaadel ja mina sain vist 2 punkti vähem kui tema. Aga oli hääletus alaliidus ja minu treeneri, minu tädi käest küsiti, et 2 sinu õpilast, keda sa valid? Muidugi ta ei valinud mind. Ta ütles, et palun, mina otsust ei tee. Ma ei kaitse teda, kuidas teie arvate, otsustage. Siis ma mõtlesin, et miks ta ei kaitse mind. Praegu mõtlen ka, aga samas see kõik oli kasvatus, mina arvan. See oli selline moment, et mina sain aru, et järelikult ma ise tegin seda. Järelikult kuskilt mina töötasin halvasti, et ma ei näidanud tulemust, et järelikult. Tema ka seletas mulle, et kui sa oled piisavalt hea, kui nad arvavad, et sa oled nii hea,
siis nad valivad sind. Mina seda otsust ei tee, sellepärast pärast nad ütlevad, et mina seal oma sugulast aitan või veel midagi. Kui sa tahad nagu tulemust näidata, kui sa tahad näidata, et sa oled tugevam, siis palun väga näita tulemusena, mitte minu häälega alaliidus. 2013 tuli maailmameistri tiitel. Oli see ootamatus ka sulle? See oli suht tundmatu rahvusvahelises plaanis. Oli sul sedavõrd lihtsam, kuigi et võita MM pead sa kõiki võitma, kes seal kohal on? No see oli üllatus, samas tollel momendil see oli vist minu 4. aasta täiskasvanute koondises ja olid sellised juba varem esimesed kellad, et ma võin seda tulemust nagu näidata ja seda medalit võita. Muidugi ma tahtsin ja sellele medalile ka eelnesid jälle probleemid ja skandaalid enne seda tiitlivõistlust, et jälle mind tahtsid mõned visata seal koondisest välja, et et juba 3 aastat koondises ja ei ole tulemust ikkagi näidanud, et võib-olla pigem võtame teist ja proovime teist. Ma ei solvanud. Ei. Ega lihtsalt mõtlesin, et lihtsalt oma tulemusega oleks vaja näidata. Mitte see, et ma nüüd lähen ja võidan või et ma spetsiaalselt võitsin just selle pärast. Ei, ma tahtsin, et ma mõtlesin, et ma lihtsalt nagu see, mida ma suudan, seda ma näitan, aga me siiamaani meenutame seda hetke, kui me tribüüni peal seal istusime Budapestis maailmameistrivõistlustel ja vaatasime tabelid. Ja siis ma vaatan ja küsin Natalja käest, Natalja, kuidas sa arvad, kes täna võiks võita? Seal nagu 4 tabelit erinevad need pooled. Vaatasime sinna täna, ma isegi ei tea, kes täna võib võita. Ta ütles, et kas sina saad võita täna? Ma vaatasin vasakule paremale, miks mitte? Saan. Ja et ühelt poolt meiega veel istus Embrich, tema natuke naeris. Pärast enam ei olnud naljakas ja me siiamaani meenutame. Temale ei olnud naljakas, eks? Kõikidele, jah. Nii et see on juba ajalugu nüüd, jah. Aga jah. Aga ma tahan öelda, et selle eneseusku kohta ka, et võistlustel mul on, ta enam ei vehkle õnneks, väga ebamugav vastane Šveitsis. Ma olen talle kogu aeg kaotanud, 15-5, 15-6. No ei saa temaga ja kõik nagu ei leia seda õiget tempot ja ei tunne teda üldse kuidagi. Ja ma lähen vehklema temaga teises, oli teine matš, 16 hulga pääsu. See oli 2013? 2013. Ja ma olen talle juba 3-4 korda kaotanud MK-etappidel ja Euroopakatel ja ma ütlen talle, ma ei tea, mida temaga teha. Ta ütles, et rahune maha, et kõik nagu proovi ühe torke kaupa ja ma läksin, meil oli väga võrdne see seis alguses, aga pärast ma läksin ette ja mõtlesin kõik, ma nüüd hakkan selle rada lihtsalt närima, et lõpuni. Ja tema läks närvi, sellepärast tema arvatavasti ja mõtles, et kõik läheb nii lihtsalt kui tavaliselt, aga ei läinud. Ja peale seda matši mul kuidagi tekkis selline tunne, et täna on see päev, et ma olen suuteline, ma olen võimeline nagu võita. Ja ma arvan, et see oli see murdekoht, just see matš, et siis pärast läks ka. 2013 vist oli juba koos Eesti naiskond, kus olid sina, siis oli Erika Embrich ja Kristiina Kuusk ehk praegu see naiskonna tuumik. Võib-olla see oli isegi varem vist, mul on siin kirjas, te vist võitsite midagi. 2013 me võitsime esimest korda Euroopa meistrivõistlused. Jah, see on naiskond. Et Lehis tuli siis hiljem ja palju tema tulek nagu muudab asja või muuda, et ennem oli ka veidi juttu, et igaüks on oma ette seal raja peal, kokku punktid küll liidetakse, eks te õhutate teine teist.
või kuidas? Väga raske vastata, aga asendamatuid pole. Jah, õige. Meil oli võistkond, kellel oli juba väga palju medalit, eks ju. Katrina ka on väga tugev vehkleja, kes sai võistkonda ja on seda kohta ära teeninud. Tema tuli võistkonda esimest korda, ma mäletan, aastal 2015 Euroopa meistrivõistlusteks. Jah, tiitlivõistlused ta vehkles koos meiega Euroopakatel ja MM-il. Jah, see oli see aasta, millal ta tuli. No pärast tal oli lapseootel, et olümpiale ei saanud, siis temal oli ka paus. Siis pärast peale lapse sündi, nagu juba, kui ta tuli Euroopa meistriks, ta tuli siis tagasi. Ega siis muidu kõige esimene võistkondlik medal meil tuli aastal 2011. See oli peale seda, kui me ei saanud Londoni olümpiale, see oli meie pronks, esimene pronks. Et meil oli tugev võistkond. Ega koos Katrinaga ta ei läinud nõrgemaks, et lihtsalt meil on neid võistkonna võistlejad nagu, mitte palju, lihtsalt tema oli ka tugev, et tema tuli võistkonda, et siis ma ei taha halvasti öelda kellegi kohta. Ei, mitte halvasti, et lihtsalt nagu et mõeldes, kuidas ütleme kas või pallimängus mingi meeskond, võistkond kujuneb. See on väga raske selles mõttes, et võistkond see ei ole nii, et homme me vahetame, ma ei tea, 2 liiget või isegi 1 liige mängib väga palju rolli, sellepärast see võistkonna atmosfäär, et seda luua, see keemia, see on väga raske. Et isegi ma arvan, peatreener muidugi, see inimene, kes juhendab, see ka mängib rolli kindlasti. Aga just meie 4 oma vahel peame ka hästi omavahel hakkama saama ja läbi saama. See on väga raske. Sa puudutasid praegu peatreeneri rolli. Kuidas nüüd sinuga nii palju medalite pärjatud ja nii pikalt olnud, et teil on praegu Kaido Kaabermaa, kellel ei ole isiklikku õpilast seal. Kumb nüüd on sinu arust, kuna sa tõenäoliselt jätkad, ma loodame, et kas Kaido sobiks jätkama või seda tüüpi inimene sobiks jätkama, kellel ei ole oma õpilast või peaks just olema, ma ei tea, esinumbri treener või midagi sellega. Mis on nagu sinu nägemus sellest peatreenerist just, mis on tema roll ja kas juba siin konkreetselt praegu on ta meediast ka läbi käinud, et Kaido on nagu mingisugune tunne on tulnud, et Kaido ei peaks jätkama. Tippspordinõukogus oli ka laua taga seal ja siuke, nagu ütleme, et temal ja juhtkonnal ei olnud kõige sõbralikumad pilgud üksteise suhtes. Kaido on peatreener nii palju, kui mina olen siin koondises olnud ja et vist ta tuli, ma ei mäleta isegi, mis aastal, 2007 vist või 2008 peale Pekingit vist tema sai peatreeneriks. Et tema alustas nagu nullist sellise võistkonnaga, mis tollel hetkel oli. Ega ma arvan, see on väga hea, kui peatreeneril ei ole sportlast võistkonnas. Eriti kui see puudutab naisi. Sellepärast, et igaüks tahab, et tema oleks kuninganna ja tema oleks kõige tähtsam seal võistkonnas. Ei. Meil on 4 isikut, kes on individuaalsportlased, meil on väga raske ala, sellepärast meil on nii individuaalvõistlus kui ka võistkonnavõistlus ja seda peab kindlasti teadma. Ja Kaido suhtes ma arvan, et tema sai väga hästi oma rolliga hakkama muidu ja et kõik on juba kuulnud kõik need kuulujutud, mis käivad, et kas ta jätkab või ei jätka. Aga ma arvan, et võiks esitada kõigepealt küsimust, et kas teil on mingid kandidatuuri, keda tema asemele panna, et vahetada võib igad inimest vahetada. Asendamatuid pole nii sportlaste suhtes kui ka peatreeneri suhtes, aga lihtsalt pakkuge kedagi, kes oleks parem.
ma mõtlen just seda selle kohta, et kas ei peaks nagu esimesena küsima teie käest, võtma see 5 või 6 naist kokku, kes tal sinna A-koondisse kuuluvad, eks ju, küsima, keda me tahame endale nagu selles, et noh, teil on juba nüüd krediiti küllalt juba, et te võiksite ise ütelda, et meile nagu noh, ma ei tea, kas sobib või ei sobi siis Kaido? No ega meil ka ei ole üht arvamust. Et igaüks, ma arvan, ma ei saa kõikide ees nagu vastata, et lihtsalt mina kardan, et me võime midagi rikkuda lihtsalt. Et see ei ole nii, et, nagu, et Kaido jääb seal igaveseks. Muidugi, kui seda on vaja, siis peame või on vaja siis vahetada, ja? Aga samas, kui töötab, kui võistkond vehkleb, et nagu, mis mõte on praegu nagu vahetus teha või kuidas, et ma olen lihtsalt seda meelt, et kui läheb hästi, siis on hästi. Üks natuke kõrvalt selline küsimus, et sa vist võib-olla ka varem juba, et 2015 lõpetasid sa Tartu tervishoiu kõrgkooli ja said medõe kutse. Ja ma ei tea, kas oli see 2020 või 2019, läksid Tartu kliinikumi tööle medõena. Siis oli hull koroonaaeg, surm. Miks sa tegid nii? Mina tegin nii sellepärast, et no muidu mul oli juba ammu plaan, et ma ei ole töötanud muidu 2,5 aastat kliinikumis. Varem ma olen töötanud ka 0,5 aastat, aga siis olid spordiga natuke raske hakkama saama ja siis ma mõtlesin, et ma pühendun ikka spordi peale. Aga aastal, siis kui see karantiin algas, mina arvasin, 2019 või 19 lõpp, 2020 mina arvasin, et võib-olla peale olümpiat, et ma lähen siis natuke teen tööd, et see diplom ja see amet, et mul säiliks, et lihtsalt meil on see meditsiinis nii, et kui sa ei tööta 3 aastat, siis ma pean pärast jälle eksamit tegema. Siis mõtlesin, et ma tahan, et see haridus mul ikka jääks ja diplom. Aga siis oli karantiin. Alguses ma olin lihtsalt šokis, et ma ootasin, et 6 aega või 2 kuud, et siis võib-olla kõik taastub ja olümpia ikka toimub. Ja oli selline segadus ja kui ma sain teada, et olümpia lükkub edasi, et mul olid oma plaanid ka nii isiklikus elus kui ka spordis ja hariduse osas ka. Ja lihtsalt mul oli väga raske olla päriselt. Sellepärast, et võistlusi ei ole. Ma ei tea isegi, kas aasta pärast see olümpia toimub või mitte. Näiteks see sportlase palk, mida me saame, see oli meil aasta ajaks ja siis, kui tiitlivõistlusi ei ole, siis võib-olla isegi palka nagu ei jää. Aga mina olen selline inimene, ma ei taha nagu mitte kellegist sõltuda ja mitte miskist ega spordist, ükskõik mida see puudutab. Ja siis ma mõtlesingi, et nüüd ma lähen tööle selleks, et lihtsalt natuke siis tegeleda teise asjaga, et mul oli siis rohkem aega kohe. Ja tegelikult see õe töö aitas mind depressiooni mitte sattuda, ma arvan. Sellepärast, nagu sportlasena see oli väga raske. Meile olümpiakomitee vist ka saatis mingid küsimusi, et kui raske oli karantiini ajal ja mida te tundsite. Väga, väga raske oli. Et sellepärast, et sa teed trenni, sa tuled üksinda saali koos treeneriga ja sa ei tea, mis edasi saab. Et see töö lihtsalt aitas mind, et ma tahtsin lihtsalt tunda, et mul on veel mingi asi, millega ma tegelen, et mul on veel midagi selja taga peale sporti. Et jah, sport on minu elu, aga ma ei taha ainult nagu spordist nagu sõltuda. Ja siis see töötamine seal selle asemel, et muserdada, sind hoopis aitas. Jah. Jah, päris tore. Ma olen näinud sind töötamas ka treenerina. Väiksed lapsed ümber ringi jooksevad, sa õpetad neile. Alatest ja eelmises aastast ma hakkasin oma treenerid abistama ja siis abitreenerina praegu töötan
lastega. Eelmisel aastal mul oli väga raske. Need esimesed trennid ja lapsed, et nemad võtavad ka hästi palju jõudu ja emotsioone, aga samas juba sellest aastast juba ma hakkasin täielikult nagu nautima seda, et nad pigem nüüd, ma tunnen, et nad pigem annavad mulle jõudu. Et koos nendega ma õpin need esimesed vehklemissammud ja kui kõik arvavad, et on professionaalne sport, et me teeme sellist tõsist asja, et vahepeal ongi vaja, et tulla sinna algusesse, et kõik need võistlusseis, et need sammud ja ma täielikult nagu naudin praegu seda. Kas sa näed oma tulevikku ka treenerina või? Siis, kui sa oled 45 ja lõpetad vehklemissporti? Ma ei oska seda öelda. Ega hea sportlane ei tähenda, et sa oled hea treener pärast. Praegu ma aitan Nataljat, et ma vaatan teda, et mida tema teeb, kuidas tema teeb, et ta on minu jaoks nagu eeskuju, et ma lihtsalt vaatan. Muidugi me oleme nagu hästi erinevad inimesed, aga ikkagi treeneri poolest ma arvan, ta on ülihea treener ja siis lihtsalt ma vaatan, mida tema teeb, teen tema järgi. Aga sa ei välista, et võib-olla oled treener? Ei, kindlasti. Vehklemine on minu elu, ta on minu südames ja kindlasti vehklemine jääb minu elus nagu lõpuni ja ma tahaks nagu olla sellega seotud mingil määral kindlasti. Et mina ausalt öeldes ei saa aru inimesi ja ma tean neid sportlasi, kes on kunagi vehelnud professionaalsel tasandil ja medalit võitnud ja nad isegi ei tule saali, isegi kui on Tallinna mõõga maailma karikaetapp. Et ma ei tea, kas oli juba nii kõrini sellest spordist või et võib-olla ma praegu räägin nii, aga ma lihtsalt tunnen, et see on nii, et isegi kui võib-olla ma ei tegele, et ma väga tahaks nagu olla seotud. Aitäh! On saalist küsimusi? Jah, Priit tahab täpsustada. Tervist, William, tehtasime paar aastat tagasi. Priit kaotas. Ma võitsin, meil oli, kas reeglid tulevad meelde, 2 minutit oli 15 torkeni ja kui mul õnnestub 2 torget teha, et siis ma võidan. Ma võitsin seisul 2-9, aga okei. Ma ütlesin, et ta on väga hea inimene. Lubas võita. Aga minu küsimus on see, et tegelikult ma tahtsin tunnistada üles, et ma ei vaadanud Tokyo olümpiamängudel mitte ühtegi naiskonnavõistluse kohtumist ja ma ei vaadanud selle pärast, et lihtsalt ma tundsin, et mu närvid ei pea vastu. Ja seetõttu ma tahangi küsida, et kuidas tegelikult selles võistluses sees olles ja minu arvates on vehklemine võib-olla maailma kõige närvilisem spordiala, sest seal nagu meiegi matšist oli näha, pime kana leiab ka tera. Kuidas selle närvipingega tegelikult toime tulla, kuidas sina tulid ja kuidas võistkond tuli? Kui lõpptulemust vaadata, siis väga hästi meil läks. Ei, ega päriselt kõik rääkis sellest, et see ei ole see olümpia, et publikut ei ole, et nagu pealtvaatajad puuduvad, et kuidas nii. Mulle see väga sobis, et meil vehklemist tavaliselt ei vaatagi nii palju rahvast või nagu meil ei ole nii palju pealtvaatajaid. Et tegelikult meid see üldse ei seganud ja oli natuke teine tunne, et saal on vaikne, et ainult omad nagu vehklejad seal kuskil tasakesi plaksutavad nagu nurgas. Ja? Ega see üldse ei seganud ja pigem ma isegi vahepeal ma pean tunnistama, et ma isegi unustasin, et ma olen olümpial, et ma vehklesin ja kui ma jooksin nagu rajalt mööda seal ja siis ma ütlesin tüdrukutele, ma jooksin ja mõtlen, rõngad, ma olen olümpial. Võib-olla see sulle aitaski, et siis sa ei mõelnud selle peale palju üldse Eestis ja üle kogu maailma nagu rahvas seda võistlust nagu praegu vaatab, et päriselt kuidagi enda kohta, kui ma hakkan rääkima, et ma üldse ei mõelnud nagu selle peale, et kui tähtis see võistlus nagu tegelikult on. Võib-olla see ongi see võiti. Aitäh! Soovib keegi veel
täpsustada, küsida? Ma siis küsin teise küsimuse ka. Et ise sa andsid selle võtme kätte, aga ajakirjanduses peab täppi olema, mitte et ma sellest kuskil kirjutaks, aga et sa ei tahaks kellegi kohta halvasti öelda, et kelle kohta sa ei tahtnud halvasti öelda, kui Katriina tuli ja miks pärast sa ei tahtnud halvasti öelda. Et muidu on liiga mõistukõneline ja tuleb ise hakata tühikuid täitma, et seda ei tahaks teha. Ei no, lihtsalt sellise küsimuse, nagu me küsime ju konkreetse inimese kohta või kuidas nagu üldse ma peaksin praegu ütlema, et kes ei olnud väärt tollel momendil võistkonnas olla, et selles mõttes ma ütlen, et ma ei taha kellegi kohta halvasti öelda, et siis kui kedagi visatakse võistkonnas välja, no nii on, et õnneks või kahjuks me räägime võistkonnas, aga samas kui seisab mingi valik, me oleme kõik konkurendid, et ega mingist sõprusest me ei räägi, meil ei ole mingit sõpruse all. Naised, sportlased, naised, individualistid, nii et selles mõttes, et jah, et kõik igaüks hoolib ainult ennast. Oskad sa ennustada Pariisi olümpia naiskonna koosseisu? 3 aastat teinud? Koosseisu või? Jah. Koosseisu. Sina oled üks ja kes need teised? Jaa, kes seal teised? Ei. Mina arvan, et see on mis küsimused need on? Ei, no meil on väga tugevad tüdrukud ja te ei ole küll seda küsimust esitanud, aga näiteks ma ütlen, et mina ja Erika, me oleme kasvanud ühes saalis. Ja kui vaadata ajaloo peale, siis meie mõlemad olime kogu aeg võistkonnas nii kadettides kui ka juunioris nagu koos. Et meil oli väga hea koostöö, et me kasvasime üksteise peal ühes saalis teatud hetkeni. Ja ma arvan, et see aitas ka nagu meid mõlemaid kasvada ja liikuda edasi ja areneda ja et ja need medalid ja kõik see hakkas tulema, kui meie kahekesi nagu hakkasime nagu vehklema ka nagu koos, et meil oli väga hea koostöö, kui lihtsalt üldiselt nagu vaadata. Ja pärast meie juurde tuli ka Katrina Lehis ja kadettides näiteks sama võistkonnaga me tulime Euroopa meistriteks võistkonnas. Mina, Erika ja Katrina, see oli aasta 2009. See oli noortekoondis. Et selles mõttes, et me teame üksteist juba väga ammu ja me teadsime, et me oleme noored, perspektiivikad ja et meid ootab ees helge tulevik. On ju? Ei, meil on väga hea tüdrukud, me oleme väga tugevad, me oleme noored ja ma arvan, et 3 aasta pärast me suudame näidata ka head tasemed. On veel küsimusi? Jah, et sellega on ilus lõpetada ja ma olen siin eelnevalt palunud Juliat luba, et kes soovib autogrammi või võib-olla pilti koos teha, et see vist on võimalik ja sul on kõige tähtsam, medal on kaasas, eks? Medal on kaasas, see olümpiakuld, see miljonite sportlaste unistust, te näete seda. Aitäh sulle, Julia! Aitäh!